Meil on väga palju külmained on sellised, mis on nii-öelda kokteilid. Nad koosnevad siis mitmest komponentist. Ehk siia ma tõin välja 448 ja ma tõin siia välja 452. Ehk kui meil olemas temperatuur, siis vedelas olekus on tema rõhk absoluutskaalal 0,25 ja -70 juures siis gaasilises olekus on tema rõhk absoluutskaalal 0,17. Ja see on just sellepärast, et nad on mitmekomponentsed, et üks komponent aurustub natukene varem, teine komponent aurustub natukene hiljem, et selle tõttu tuuakse vedelal ja vedelas olekus külmaaine ja siis gaasilises olekus külmaaine, et rõhutabelid tuuakse eraldi välja. Kui meil on tegemist ühekomponentsega, näiteks R32, siis siin ei ole vahet, kas see on sul vedelas olekus või on sul gaasilises olekus, siis on meil olemas ainult üks rõhutabel ja siin on siis kas nüüd absoluutskaalal või siis nii-öelda manomeetriskaala rõhutabel. R410, mis on ka siis mitmekomponentne, ainult et tema komponentide nii-öelda termodünaamiline erinevus on nii väike, ehk siin on siis vedelas olekus, no võtame selle, see -70, vedelas olekus on ta -0, või tähendab, mitte miinus, vaid on 0,36 baari, gaasilises olekus on ta 0,35. Siin praktiliselt vahet ei ole, aga nad tuuakse ikkagi eraldi nii-öelda välja.